Kas me võime Ford Puma puhul rääkida autost, mis on täiesti uus või on ta kellegi nii-öelda Fordi põlvkonna järeltulija? Vastab tõele, et tegemist on teise põlvkonna Ford Pumaga, küll mis ei meenuta Pumast mitte midagi, et järele on jäänud ainult nimi ja tehnoloogia. Esimene Puma tuli aastal 1997, uus Puma tuli 2020 ja sellest on möödas 23 aastat. Ja sellega on 1,2 ka muutunud. No tegemist on igal juhul väga ilus autoga. Tegelikult vist iga autoostja puhul on ka üks väga olulisi asja on see, milline see auto välja näeb. No eks täna veel ikka kõige tähtsam asi on auto välimus ja siis tulevad kõik muud. Eelkäijatel Fordi põlvkonnast teist ei ole, see ongi täiesti Puma on eraldiseisev asi. Puma on täiesti eraldiseisev asi, et ta täidab lihtsalt tühimiku SUV klassis. Et kuna turg nõuab SUV-de klassi, siis Ford tuli sellega järgi. No ma arvan, et varsti 5 aasta pärast, kui me vaatame seda arengut, siis muud ei olegi, kui me linnamaasterid siin ringi vuravad. See on väga popp klass. No tundub, et see on tõsi, et kui täna vaadata, mis linna veel liiguvad, siis on ainult SUV-d, väike keskklass, suurklass ja nii edasi. Et tavaautod surevad ka välja ja loomulikult täna on hübriidid, oma elektrid. Ega seal klassis nii-öelda raske ongi jalga ju maas hoida. Sa pead ju midagi uut välja mõtlema ja Pumal neid uusi asju on. Vastab tõele, et eristada silma võrreldes konkurentidega, siis Puma läks natuke teist teed seekord. Et loomulikult ei anna järgi ei turvalisuses ega tehnoloogias. Puma on eriline selle poolest, et Pumal on hoopis teistsugused asjad, mida konkurentidel ei ole. Alustame sellest, et pagasiruumis on 64-liitrine megaboks, mida teistel ei ole. Et kui näiteks inimesed lähevad metsaseenele või kalale, siis saavad oma mustad kummikud või siis lausa ka kalad sinna ladustada ja hiljem kogu see vesi sealt ka välja lasta. Minu puhul golfikotte sinna püsti panna, mis on täielik üllatus selle auto puhul. Just nimelt, see on üks esimene SUV klass, kuhu maab ära tervenisse golfikott. Et kui black boxi golfikott panna, siis on ruumi seal 1 meeter 15 sentimeetrit. No see ei ole ainus asi. See ei ole ainus asi. Kuna tegemist on tehnoloogias täispakatava autoga, siis loomulikult on seal uued vidinad. Näiteks standardis on mobiililaadmismatt. Lisaks on tal 8-tuline meediasüsteem ja lisaks sellele saab kaasa alla tõmmata Google Play Store'ist või Apple Store'ist Ford Pass Connecti, mis siis toetab läbi mobiili igasuguseid autofunktsioone. Läbi mobiili saab vaadata kütuse kulu, saab üles leida autot parkimiskohast, ta toetab GPS-i, automaatkasti puhul on aga veel kaugkäivitus, ust avamine, sulgemine ja sellised uuenduslikud vidinad. Nende asjade puhul me räägime kõik põhivarustusvidinatest või? Täpselt nii, kõik on põhivarustuses ja et üllatusi veel oleks, on tal ka standardis massaažifunktsiooniga istmed. Et see on küll selline asi, mida kliendid vaatavad ja ohetavad, et kas tõesti. Aga Ford läks tõesti seda teed, et teeb väga korraliku varustusega auto. Et ei ole nii, et ostan tühja auto ja kõik lisavarustused tulevad juurde, vaid juba ostate standardvarustusega auto ja seal on kõik teie olulised asjad olemas. Istmekatted saab ka ära vahetada? Just nimelt, ei ole vaja enam sõita keemilisse puhastusse, vaid kui iste on must, siis tuleb lihtsalt see kate sealt maha võtta, panna pesukogu masinasse ja tagasi pärast ja ongi kõik. Auto puhul on ikkagi üks oluline asi ka tema süda ehk mootor. Mis siin on? Nagu ikka, maailm näeb seda teed, et mootorid lähevad väiksemaks, ökonoomsemaks ja Ford on teinud samamoodi. Mootori valikus on 1,0-lised bensiinimootorid, 1,0-lised mahehübriidmootorid ja 1,5-lised diiselmootorid. Ja lisaks on ka sellele 1,0-line automaatkastiga bensiinimootor. Ega meie siin ainult ei räägi ilujutte sellest autost. No tõesti, ma panen käe südamele, mulle see auto meeldib, välimus on super ilus, eks ma lähen taga sõidan veel, see on veel ees. Aga ta on ju saanud ka ridamisi auhindu, nii et ka professionaalid ja eksperdid on andnud sellele autole nii-öelda maksimumpunktid. Jah, vastab tõele, et Euroopas on ta väga hinnatud auto ja Euroopas on ta saanud auhinda näiteks Vodkari aasta auto 2020 ja nüüd hiljuti tuli välja ka, et on saanud kuldse rooliratta ehk Golden Lenkrad oma SUV võidu puhul. Et eurooplased on oma autod väga hinnanud ja isegi Briti autokirjanikud loevad teda parimaks omas klassis. Et ma arvan, et ka meid ootab sees, et auto on vinge ja kõva, lihtsalt ootame klienti saali, tulge proovisõidule ja proovige järgi ja veenduge. Kindlasti on üks asi veel, mis väärib ära mainimist ja kui te mäletate, siis Ameerika autodel sellised, kus oli siis 6 või 8 silindrit kunagi tuli suure sellise uudisena välja, et aastaid muidugi oli see juba 20-30 tagasi, et saab välja lülitada paar silindrit.
et hoida siis kokku kütust ja seda loomulikult siis nende selliste suurte 5 ja 6 liitriste mootorite puhul igal juhul oligi mõistlik teha. Aga mida on teinud Ford? Siin on ju vahel kõigest 1-liitrised mootorid, aga ka siin 3 silindri juures on võimalik veel üks silinder maha võtta ja teeb siis seda sel tingimusel, kui te sõidate näiteks kas mäest alla või siis hoiate ühtlast kiirust maanteesõidul. Ja loomulikult on see tehtud ainult ühe eesmärgi nimel, et veelgi seda väikest kütusekulu väiksemaks saada. Nii et selline kasulik teadmine ja võib-olla mõtletegi, et huvitav küll, et auto sõidab 50 kilomeetrit tunnis ja pöörete arv on kõigest 1300 pööret minutis. Sõidaks nagu mingi 9-käigulise automaatkastiga autoga, millel on siis 6 või 8 silindrit, mis vajab hästi vähe pöördeid edasi liikumiseks. Aga siin on ainult 3 silindrit ja niivõrd vähe pöördeid, 7-käiguline automaatkast. Sõidu ajal lihtsalt vajutades saate siit erinevaid sõidurežiime, siis võtta veel, mida on kokku 5. On siis Eco, tavaline, sport, ka selline trail sõidurežiim veel, ehk siis kui te lähete kusagile lausa mägedesse ronima ja ka libeda jaoks, mis siis meil Eestis ka ei ole mitte võõras ilmastikunähtus, on olemas oma sõidurežiim, nii et need asjad on ka kõik kenasti Ford Pumal olemas, nii et meie oleme siin ise kasutanud täna Eco-režiimi sõiduks ja oleme siis saanud keskmise kütusekulu, kui siit ekraani pealt vaadata, siis on näha, see on 6 liitrit 100-le. Oleme siis sõitnud umbes 70 kilomeetrit maanteesõitu ja 30 kilomeetrit linnas. Ja ega tegelikult on nendel lisafunktsioonidel ja funktsioonidel ka vahe. Näiteks see sama tagurduskaamera siin. Praegu üritan siis sama Fordi keskuset tagurdada 2 posti vahele selle auto. Ja siin on nagu hea siis see, et selle tagurduskaamera juures on ka nii-öelda siis nende tagurdussuuna eelnäide. Ehk siis jooned joonistavad sulle ilusti ette, kuhu siis see auto nagu reaalselt ka läheb. Ja siis on loomulikult need punased ja rohelised jooned, siis, mis hoiatavad sind siin ohtudest või siis näitavad vastupidi, kus see kõige mugavam parkimiskoht on. Ja tegelikult tundub küll, et mis see selline väike lisavidin siis ära ei ole mingid jooned tagurdamiskaamera peale, aga uskuge mind, algajaid autojuhte aitab see väga ka sellisesse raskesse kohta, siia 2 posti vahele näiteks tagurdamine. Ma usun, et ka teie saate sellega päris lihtsalt hakkama. Ja mida siis kokkuvõtteks öelda selle mõnusa uue linnamaasturi Ford Puma kohta? Konkurents on äärmiselt tihe sellises klassis, ka teiste tootjate poolt siin ei olegi nagu midagi, sa pead välja mõtlema midagi sellist, mida siis teistel ei ole ja täiendama võimalikult palju seda baasvarustuse paketti ja siin on loomulikult kõik need asjad kenasti olemas, alates nendest samadest massaažiistmetest, millest me rääkisime, et loomulikult on Fordi insenerid ka selle mootori ja selle 1 silindri nii-öelda väljalülitamise leidnud selliseid nüansse, mida teistel ei ole ja võib-olla mis on sellise varustusklassiga auto puhul uudsed. Siiski leidsin ühe asja, mille eest te peate peale maksma. Ja see on nimelt, kui te soovite, et pagasiluuk tuleks lahti niimoodi, et te käsi sinna külge ei pane, ehk siis jalaga alt viibates. See on nüüd tõesti ainus asi, mida mina võib-olla siia autole juurde tahaksin, olles selle auto omanik ja baasvarustusest ma seda ei leia. Aga igal juhul on ta oma hinnaklassis konkureeriv, ta on mõnus selline pisikene väike linnamaastur ja loomulikult on see auto ka ilus, disainerid on siin vaeva näinud.